tere sulle Meeri Taro lehele. Algava nädala prognoosi üldist energiat iseloomustab selline tarokaart nagu müntide 10. Müntide 10 on sellise mõnusa positiivse energiaga kaart. Ta toob küllust, täiust, külluslikult voolamist, kõike sellist, mis väljendabki küllust, heaolu, perekesksust, rikkust, õnne, absoluutselt kõiki selliseid tundeid. Müntide 10 on selline kaart, mis toob õnne ja tuletab meelde, et ela täna külluses. Ära pane midagi ootele, ära tunne millestki puudust ja ole tänulik kõige selle eest, mis sul on. Et miks mitte süüa juba täna nendelt mõnusatelt, ilusatelt nõudelt, et miks hoida neid sellise toreda ja hea päeva jaoks, kui sa saad kohe kasutada seda iseenese jaoks, on ju. Ole tänulik, too tänutunne fookusesse ja tea, et tänu loob alati juurde põhjust olla tänulik. Nüüd suhete valdkonda iseloomustab selline kaart nagu karikate 10. 20 lauas, nii tore. Karikate 10, mis puudutab suhteid, on väga mõnus kaart ja ta väljendab sellist suhete täiust ja kuidagi kõike hõlmavat õnne suhetes. Kui sul võib-olla ei ole partnerid kõrval, siis kiika see nädal enda ümber. See kaart vihjab sellele, et just see sinu inimene võib olla sulle väga lähedal, et hoia silmad lahti. Ta võib tähistada ka seda, et aeg on suhteid viia teisele tasandile. Ta võib tähistada sellist abielu ettepanekut, kihlumisi ja kõike muud sellist head ja paremat. Ja koos nad otse kui võimendavad kogu selle nädala nagu sellist õnnetunnet ja kõike hõlmavat mõnusat tunnet, et meenutab otse kui kevadet. Töö ja tervisevaldkonna kaart on ülempreestrinna. Ülempreestrinna soovitab kasutada oma intuitsiooni töövaldkonnas. Et kui sul on mingi pähkel pureda, siis usalda oma sisetunnet ja tea, et kõik lahendused on sinu kätes, et sul on kogu tarkus saada hakkama ja just täpselt usalda oma sisetunnet. Tegelikult sa tead selle lahendust. Ülempreestrinna toob ka sellise pühalikkuse või muutuse energia, et kui sulle tundub, et sa võib-olla ei teeni raha sellega, millega sa tahaksid teenida, siis usaldades oma sisemist häält ja vaistu, võib-olla just see nädal toob sulle lahenduse, et mis see siis on, mis võiks olla see sinu asi, et kuhu suunas liikuda. Et hoia silmad lahti ka selles valdkonnas. Ja tervise ja füüsilise heaolu positsioonis on selline kaart nagu müntide 7. Müntide 7 näitab seda, et on aeg eemalduda kõigest, mis on toksiline. Kõigest, mis ei teeni sind enam, et võib-olla on just nüüd see hea aeg muuta toitumist, teha üks kerge paast, miks mitte teha mingi parasiidikuur või vaadata, kus sa üldse oled oma füüsilise kehaga, selline inventuur teha ja vaadata, mida saab teha paremaks. Võib-olla peab ka eemalduma mõnest toksilisest situatsioonist või suhtest, ka need mõjutavad väga tugevalt meie füüsilist tervist. Jälgi ja vaata, mis see on, mida sa saad oma elust otse kui välja lõigata, et teenida ennast paremini ja aidata sellel kehal kanda siis oma nagu sellist maksimumi ja et sa saaksid kogeda ja nautida elu siin täiel rinnal just selles füüsilises kehas. Et
selline ja tänutunnet ka ära unusta, et kõik, mida sa lased oma elust minema, tee seda mõnusa tänutundega ja tea, et see tühi ruum, mis tekib, täitub kiiresti millegiga, mis on sulle hea, parem ja veelgi parem. Ka kaunist nädalat!